laseb mind teiseriga! Te olete hulluks läinud, mehed! Lõpetage! Ma ei teinud midagi, mees! Ta rebis auto lahti. Ma hakkan Hondaga spinni tegema. Sa ei testinud mind isegi, kurat. Sa tõused püsti. Oled sa kunagi näinud, kuidas keegi peatatakse ja mõelnud, et võta lihtsalt trahv vastu ja mine koju? Jah, need inimesed ei saanud sellest aru. Me loeme kokku liikluspeatuseid, mis läksid 0-100 ja siis otse kuristikku. Teiserid, rusikad, naine, kes rebis oma käe käerauast välja ja ähvardas. Noh, sa näed ise. Need on kõige hullumeelsemad liikluspeatamised, mis panevad sind mõtlema. Mida need inimesed küll mõtlesid? Tere tulemast saatesse After Hours, mida esitab Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Mis siis, kui ma tegin seda? Taas šokeeriti mind. Näita oma asjad välja. Mida ma tegin? Ta laseb mind teiseriga. Lõpeta! Alustame seda After Hoursi episoodi Floridas, Pensacola's, kus politseinik peatab halli sedaani. Põhjus? Aegunud numbrimärk ja aknakile on nii tume, et ta vaevu näeb sisse. Väidetavalt tunneb politseinik mingit lõhna ja arvab, et see on marihuana. Tere, Delfino Pensacola politseipatrull. Põhjus, mis ma teid peatan, see numbrimärk ei kuulu enam sellele autole. Okei, see oleks pidanud olema asendatud metallist numbrimärgiga, nii et see ei kuulu enam sellele sõidukile. Ja isegi kui see oleks veel sellele sõidukile määratud, aegus see juba märtsis. Okei, kas teil on juhiluba ja registreerimistõend olemas? Kas kummalgi teist on meditsiinilise kanepi kaart olemas? Yes. Kas kummalgi teist on meditsiinilise kanepi kaart olemas? Okei, sest ma tunnen autos kanepilõhna. Sellepärast ma küsingi. Politseinik on küsimise lõpetanud. Nüüd ta käsib. Astuge autost välja. Ta ei taha teda nii tühise asja pärast kinni pidada. Tema poissõber üritab seletada, et tal on varem halb kogemus olnud, aga politseiniku kannatus hakkab otsa saama. Proua, palun astuge autost välja. Ma ei taha teid arreteerida vastupanu osutamise eest. Ei, mida sa... Vabandust. Kas sa saad proovida talle öelda, lihtsalt karjuda talle, et ta välja tuleks? Ma ei taha teda millegi nii tühise pärast arreteerida. Ei, sa lihtsalt, sul on lihtsalt palju muresid, kallis. Ma saan aru. Ta on sellest sees, ma saan aru. Sa saad trauma, kui ta ütleb. Aga kui ta lihtsalt autost välja ei tule... Ma ei taha teda nii tühise asja pärast arreteerida. Sest kui ta autost välja ei tule, siis me sunnime ta välja ja siis läheb ta vanglasse. Tule nüüd! Tule nüüd! Astuge sõidukist välja. Ja mis on... Astuge sõidukist välja! Sest ma käsin teil seda teha. Ma annan teile seadusliku korralduse sõidukist välja astuda. Kas see on mõistlik sõiduk? Ükskõik mis põhjusel ma tahan. See on ebaseaduslik, olgu. Astuge sõidukist välja või teid sunnitakse välja. Teid pannakse käeraudadesse ja viiakse vanglasse. Mõned. Angaari siin üleval. Lihtsalt istu palun põrkeraua peale. Tule nüüd, Market. Jasmine helistab siis numbrile 911. Jah, 911. Aga need, kellelt ta abi palub, on samad, kes teda arreteerida tahavad. Olgu, ja ma ei tea, milleks ma välja astun. Ma küsisin ja ta ütles mulle. Sa oled praegu 911 liinil, me ei ole sõjas. Politseinik käskis mul ühe korra välja astuda. See on nii naeruväärne, see on lihtsalt välja astumiseks. Nii et ma astun välja, sinuga telefonis, mul on käed üleval ja ma üritan ametnikust eemale liikuda. Kas sa saad aru, et me oleme politseinikud? Ma ei saa aru, mis toimub, mees. Ma olen valmis. Palun kiirustage. Me peaksime teid viima Jah, proua. Ma saan telefonis edasi olla. Mis su nimi on? Jah, proua. Seda. Palju mõttest. Ta ütles mulle, et mingil põhjusel ta tahab, et ma autost välja astuksin. Tervens, musta ajaloo. Politseidispetšeril puuduvad teadmised kriminaalõigusest. Mul on maja, et sa sinna läheksid. Minu nimi on officer Duford, Pensacola politseiosakonnast. Ma ei tea, mulle pole mu õigusi ette loetud. Ma ei tea, mis toimub. Mulle see ei meeldi. Ma ei tea, mida... Mul on vaja, et sa läheksid selle sõiduki juurde. Ma panen sulle käerauad. Ma olen nii hirmul. Mul pole käeraudu. Oh, jumal, ta saadab mulle sõnumeid. Välju sõidukist! Mis sul viga on? Tule autost välja või viiakse sind ära. Mis lahti on? Mis toimub? Palun aidake mind. Välju sõidukist. Ma annan sulle elektrišoki. Välju sõidukist. Kas saate mind aidata?
välja autost. mis sul viga on? Välja autost. mida ma tegin? Ma ei tea, mida sa osutad vastupanu. Ta on võim, proua. Te olete arreteeritud. Ta siib mind relvaga. Palun, ta tulistab mind. mees! ole paigal, mees. ole küll, ta tõmbab mu kätt ilma põhjuseta. ta tõesti läärkohtab mind. palun aita mind. mida ma teen? ta andis mulle just elektrišoki. ai, mida sa teed? mis toimub? mis kurat toimub? mis pagin? palun. ma ei saa, sa viskasid mind just. sa puudutasid mind meelega. jah, 100%, sest sa panid vastu. ma ei pannud vastu, mõlemad olid temas. mis mu kotis on? härra, mis lahti on? ma ei tea isegi, mis toimub. kuule, mida ma teen, mis toimub? ma pole teda vigastanud, mis kurat? miks sa oled hetero? miks sa seda teed? miks sa oled hetero? miks sa mulle haiget teed? sa oled mulle meelega ilma põhjuseta haiget teinud. kas su kehakaamera on salvestamise lõpetanud? 100%. kas teie kehakaamerad on sees? jah. nii et te lihtsalt kasutasite mu peal teiserit. niisama, ilma põhjuseta, sest sa osutad vastupanu. ma ei osutanud. Kalla lietun! jah. sa valetad. kogu asi ongi salvestis. jah, on küll. aja jalad laiali, okei. asja laiali, 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 aja jalad laiali. ära sunni mind su jalgu uuesti lööma. Piitu! Ari! mida ma tegin? tõuse püsti. miks sa mind niimoodi sikutad? ma ei pane sulle isegi vastu ja sa teed mulle haiget. kaos vaibub just piisavalt kauaks, et üks politseinikest mõistaks, et neil on probleem. Nad üritavad teda läbi otsida. aga ehete, käeraudade ja tema rinna tõttu muutub olukord kiiresti piinlikuks. mida sa ei tee? kas me oleme? mida me teeme? kas me mängime vaikuse mängu? mida me siin teeme? ära. proua, ma tean, et te oskate rääkida. Te olete rääkinud. mis sul rinnas on? ma just ütlesin sulle ja siis ma küsisin sinult. ja ma küsisin, kummal pool? sa ütlesid, et sees. sinu rinnus. mis on sinu rinnus? täpselt nagu tema rindade suurus. ma ei saanud vahele mahtuda. kas sa oled väiksemõõduline? Jasminile esitati 2 süüdistust politseiniku ründamises ning süüdistused vägivaldses vastupanu osutamises ja 911 väärkasutamises. prokurör loobus 911 süüdistusest peaaegu kohe, viidates piisava aluse puudumisele. mis puudutab ülejäänud, siis me ei leidnud Iskambia maakonnas kohtutoimikuid, mis tähendab, et see juhtum on kas endiselt süsteemis menetluses või vaibus vaikselt. olgu, lähme kohe sellega edasi. ma tean, et see on natuke ootamatu pööre, aga ma pean rääkima millestki, millele ma arvan, et mehed ei pööra piisavalt tähelepanu. Nahahooldus on nii oluline. Sellepärast tahan ma teile rääkida Particle'ist. Particle'i näokreem teeb kogu rutiini väga lihtsaks. See on 6-1 vananemisvastane kreem, mis on loodud toimima meeste paksemal ja karedamal nahal. Ainult 1 sammuga võitleb see silmaaluste kottide, tumedate laikude, kortsude ja raseerimisjärgse ärritusega. See on kõige hullem. See niisutab ja toidab ka kõrgekvaliteediliste teaduslikult tõestatud koostisosadega, nagu hüaluroonhape, E-vitamiin ja jojobaõli. Liitu enam kui 1 miljoni mehega üle maailma ja näe enesekindel välja minimaanse vaevaga. Vaata Particle'i all olevalt lingilt ja kasuta minu koodi AFTERHOURS20, et saada kogu saidilt 20% allahindlust. ma hakkan kõvasti nahka võtma. Järgmisena oleme Orlandos, Floridas, kus liikluspeatamine Georgia numbrimärgi tõttu muutub õigusteaduskonna väitlusklubiks. Alicia Washington tahab teada, miks ta peatati ja ta tahab seda teada kohe. Mis toimub? Mis probleem on? me just tulime siia. 104, see saab olema loetamatu Georgia numbrimärk. Oleme Edgemore'i 4500 kvartalis halli sedaani juures. Miks sa loed mu numbrimärki? Kas sul on juhi luba, registreerimistõend ja muu vajalik olemas? Mul on, aga kõigepealt ütlen sulle, et ei, sest ma tean oma liigusi ja sa peatasid mu ilma põhjuseta. 45, step back in the car. Ma ei kavatse, mul ei ole midagi. Ma jään siia ja räägin sinuga. Olgu. Sest ma annan sulle seadusliku korralduse.
ma tean oma õigusi, ma annan sulle seadusliku tiitli ja ma annan sulle seaduslikud õigused. ma loen sulle su õigused kohe ette. Olgu, ma istun need maha. aga ma loen sulle su õigused kohe ette, sest ma olen käinud õigusteaduskonnas. Ma olen õigusteadust õppinud. Ma loen sulle su õigused ette. Palju õnne, mul on 2 põhjust, miks ma sind kinni pidasin. Anna mulle oma juhiluba ja registreerimistunnistus. Ütle miks. Charles, sest ma ei teinud midagi, ma lihtsalt sõitsin ringi, sest ma tulin just oma sugulase juures ja nüüd tulin siia, et oma korterisse sisse keerata. Olgu, juhiluba ja registreerimistunnistus, palun. Mida ma tegin, et peaksin teile seda andma? Juhiluba, registreerimistunnistus, tõend. Ütle mulle, mida ma tegin, et peaksin sulle seda andma? Kui ma olen kõik sinu dokumendid kätte saanud, annan sulle selle. Ei, sa pead mulle kõigepealt ütlema. Mida ma tegin? Kui ma olen kogu sinu info kätte saanud. Ma annan sulle, ma ei teinud mingit ebaseaduslikku pööret. Ma tulin lihtsalt sealpool. Ma tulin tõesti lihtsalt stopp-märgi juurest ja keerasin sisse. Ja et ma ei saanud aru, mida ta tegi. Juhiluba, registreerimistunnistus, kindlustustõend. Ütle mulle kõigepealt, mida ma tegin. Siis eks ole. Sa lähed vangi vastupanu osutamise eest. Kui? Sa ei anna põhjus, miks sa mind siia kutsusid ja miks sa mind ilma põhjuseta kinni pidasid. Olgu. Kas ta ületas kiirust? Ma ei ületanud kiirust. Me tulime sõna otseses mõttes just nurga tagant. Keegi ei ületanud kiirust ega midagi sellist. Nii et ma olen segaduses. Mis on minu rikkumine? Sest sa ajad mind närvi. Sa ajad mind tõesti vihaseks. Te lähed hirvealt halvasti. Olgu! Mida tema tegi? Mina ei teinud midagi. Ütle mulle, mida ma tegin. Ma ei pea sulle seletama, mida tema tegi. Pead küll, sa pead. No! Vasta mulle, mida ma tegin? Kas ma saan kõik teie dokumendid? Ma annan selle. Kuule, Jalen. Oota, korraks, mind teatati ja ma üritan aru saada, miks ta mind peatas. Ta ei teinud midagi. Härra, ta sõitis mööda. Te peate mulle ütlema, miks te mind peatasite, sest olite ise just seal pundis ja ma polnud isegi põhiteel. Ma küsin kõiki teie seadusega nõutud dokumente. Ma saan teile seda anda, aga ma vajan teid seaduslikku põhjust. Kas te saate mulle anda oma juhiloa? Registreerimistunnistuse ja kindlustustõendi. Ma pean teilt uuesti küsima. Olgu. Mis on teie teenistusnumber? Mis on teie teenistusnumber ja nimi? Kui ma saan kõik teie... Olgu. Mis on teie nimi ja teenistusnumber? Sest te peatate mind lihtsalt ilma põhjuseta. Kordan, mul on peatamiseks 2 põhjust. Olgu. Nii, et öelge mulle enne, kui ma andmed annan. Ütle mulle. Nii, see käibki. Ma olen sellest juba varem läbi käinud ja ma olen õigusteadust õppinud. Nii, et ütle mulle enne, kui ma sulle oma asjad annan, ma olen õigusteadust õppinud ja ma tean, mis toimub. Sa pead mulle ütlema, mida ma olen teinud. Ütle mulle, miks sa mind kinni pidasid. Kõigepealt pead sa ütlema, kuule, ma peatan sind selle pärast. Nüüd võid küsida mu juhiluba ja registreerimistunnistust. Nii, et ütle mulle, miks sa mind kinni pidasid, et ma saaksin sulle oma juhiloa ja muud dokumendid anda. Ütle mulle ära, miks kinni pidasid, sest sul pole mingit põhjust. Täpselt, sul pole mingit põhjust. Sul pole lihtsalt mingit põhjust. Kas sa saad mu ukse eest ära minna? Ei! Ja sa saad küll. Mine eest ära. Lase ma helistan kellelegi. Kes on mu ukse ees? Ma pole muud valikut, kui talle nüüd helistada. Nüüd pean talle helistama. Sest mis asja? Alicia ema ilmub kohale. Ja nüüd on see pereasi. Politseinik üritab teda autosse tagasi panna, aga Alicia ei istu. Kas ma saan teie dokumendid, et saaksin teile teie olukorra põhjuse selgitada? Ma vajan, et te liiguksite edasi ja see ei puuduta teid. See on minu peatus. See on teie standard. See puudutab mind. See ei puuduta teid. See on tema ema praegu. See on minu liikluskontroll. Ma selgitan teile peatuse põhjuse, kui olen saanud kõik teie seaduslikud dokumendid. Olgu, öelge mulle, mis õiguslikul alusel te mu peatasite, siis saan teile oma dokumendid anda, sest ma saan teile anda oma juhiloa. Nii see käibki. Olgu, andke mulle oma juhiluba. Ütle mulle, miks me seda teeme. Andke mulle oma juhiluba. Ütle mulle, miks me seda teeme. Ma annan alla. Ära puutu mind. Tule autost välja. Tule autost välja. Tule autost välja. Tule autost välja. Ma vannun Jumala nimel, teid kõiki kaevatakse kohtusse. Ma jõudsin selleni, sest ma olen õigusteadust õppinud. Teid kõiki kaevatakse kohtusse sügisel. Oh, mu tütar. Ma hakkan sõrmi näitama. Hei, Sõna otseses mõttes. Tal pole kuulamisoskust. Tiara, ma lähen siit minema. Tegelikult. Minu issi tuleb. Ma lasen teil sellel olla, sest ma juba tean, et teil pole õigus. Sa oled korras, ma sain ta kätte. Võta ta kinni. Oleke te parem, ärge närvi minge ja jammage, sest tema ei tee midagi. Ei, temaga on kõik korras. Sa ei pea. Ma vannun Jumala nimel. Härra. Ärge suruge mind. Sa tegid seda ilma põhjuseta. Sa ei öelnud mulle isegi, miks ma pidin peatuma. Võta istet. Anna mulle hetk, ma pean rääkima, anna mulle hetk. Okei, kas sa saad mind lahti lasta? Ma ei lähe kuhugi, aga ma vajan, et sa laseksid mul minna. Lase mind lahti. Lükke talle, et ta vabandaks. Sa pead talle ütlema, et ta võtaks oma käed minult kohe ära, sest ma ei jäta jooksma, ma lähen autosse, aga lase mind lahti, ma ei peatu. Istu maha. Lase mul lihtsalt istuda, aga sa ei pea mind kogu aeg rükkama. Ma vann Jumala nimel. Sa muhtu surud mind niimoodi. Ma lähen sulle põlve munadesse.
ja ära ma ei suuda rahulikuks jääda. Ta paneb kogu aeg käed mulle külge ja ma kavatsen talle päriselt põlve munadesse lüüa. aitäh! Lõpeta mu katsumine! Ütle talle, et ta võtaks oma käed minult ära! Istu maha. No siis võta oma käed minult ära! Istu autosse, olgu. Nii, ei võta oma käed ära! Ma olen autos. Oihu, ma istun kohe siia! Minu autosse. Olgu, kas sa saad rahuneda? Minu autosse. Ma olen rahulik härra, mul on vaja, et te lõpetaksite. Minu autosse. Mul on kõik korras, ma kohe lähen. Okei, kas te võiksite lõpetada minuga rääkimise? Ma ei ole... Lähme! Ma hakkan autosse minema. Ma proovisin sinuga algusest peale mõistlikult rääkida. Istuge autosse. Ma olen autos, anna mulle hetk. Pane jalad autosse. Mis põhjusel teda peatasite? Okei, ta küsib teilt. Ja te ei saa talle öelda, ta küsib teilt ja te ei saa talle üldse vastata. Te olete ebaviisakas. Te olete rassistlik, see siin on rassism. Ma helistan, ta käitub rassistlikult. Me olime sõna otseses mõttes stopp-märgi juures. Sülitamine, kohtusse kaebamine, kõik mis pähe tuleb. Tema ema on endisel politseinikul nina all. Tema vend tiirutab ümberringi ja kõige selle juures tuletab Alicia neile pidevalt meelde, et ta õpib õigusteadust ja teab oma õigusi. Ta on rassistlik. No olime sõna otseses mõttes stopp-märgi juures. See ei loe, ema. Me olime stopp-märgi juures, ta vaatas kogu aeg tema autot. Ta ei teinud midagi valesti. Ma räägin sulle, mis juhtus. Ta see oli stopp-märk. Ta tegi järsu pöörde ja blokeeris ta lihtsalt niimoodi ära. Tal ei ole. Miks sa ta kinni pidasid, ütle talle? Mille pärast ta peatus? Miks sa ta kinni pidasid nii, et sa... Sai oma isikut tõendavat dokumenti näidata. See oli kõik, mida ta oleks pidanud tegema, aga ta käitus vastiku valgena. Teid hakatakse kohtusse kaebama. Ärge puudutage mind. Ma olen autos. Ma olen autos. Autos. Ma vannu jumala nimel. Sa puudutasid, ma istun su ema peale. Ma vannun, ära puuduta mind. Ära puuduta mind. Ma panen ukse kinni. Tule autosse. Ma helistan. Tule autosse. Tule autosse. Oota korraks. Kas ta helistab mu isale? Jah, jätka! Ma vannun jumala nimel. Sa pead lõpetama. Ära lükka mind. Ärge puudutage teda. Ta rebis käerauda katki. Okei, ta riskis. Ma keerutan teda tema peal. Ma kavatsen talle kohe kätte näidata. Hoian jalgu kinni. Hoian jalgu kinni. Hoian jalgu kinni. Hei, Cornetta. Ma ei hakka teda tagasi tõmbama, ainult sellepärast, et te tahate naerda. Ma rahune. Rahun. Ma vabandan jumala ees. Teid kõiki liigutatakse kohe, nagu poleks midagi. Teid kõiki kaevatakse kohe kohtusse, mu tütar. Oh, mu tütar. Te kõik peaksite teadma, et ma õpin õigusteadust. Sain aru. Ma üritan veenduda, et ta tabas mu isa. Ta võid talle helistada. Olgu. Ma pean kindel olema. Sa ei puutu mind. Sa kerid akna alla enda jaoks. Ei. Ma saan ise hakkama, mul on kõik hästi. Sa oled juba arreteeritud. Palun ärge puudutage mind. Ma saan hakkama kõik. Mul on vaja, et te rahuneksite. Ma olen sees. Otse tema enda peas. Viimane hoiatus. Tule sisse. In the car. Lihtsalt lõpeta! Kuulge, ma pean seda tegema. Täpselt, ta pidi fännile helistama enne kui kohale jõudis. Ilma põhjuseta. Kas sa ei arva, et need kaks oli kokkuvõttes üsna palju? Tema perekond nõuab endiselt vastuseid. Siis mängib ta astmakaardi välja. Aga niipea, kui politseinik läheneb, hakkab ta jälle rabelema. Täielik kaos. Ta küsis, mis on põhjus? See ongi talle üldse öelda. Mis põhjus oli? Täpselt. Mis on põhjus? Ei, sul ei ole. Sa said oma sõrme. Mida sa said kätte? Miks sa selle katte ära tõmbasid? Sa pead talle ütlema. Jätka. Täpselt. Vilbur, lõpeta tuli. Millal me valesti tegime? Te panite täiega. Okei, mis? Täpselt. Ta käitub vastikult, palle ilmselt ei meili, kui teda õõvastavaks nimetatakse. Ära kutsu teda selliseks. Kui nad kutsuvad kedagi selliseks? Ma ei tea, sest mina ei olnud see, kes peatus. Aga miks siis? Miks sa minule nalja teed? Ma ei tea. Kuule, one vait, ma hakkan kohe. Mul on vaja oma astmainhalaatorit, ma hakkan minestama. Olgu, ma lähen voodi kõrvale. Ära puutu mind. Ma pean sind ohjeldama. Ma ei saa kedagi teist. Kutsu keegi teine. Peatu, sest mulle ei meeldi, kuidas sa minuga ümber käid. Ma pean sind ohjeldama. Ta libiseb. Ta jää kogu aeg madama. Sa pead oma käerauad peale panema. Te ei tea isegi, kus on. Viige mind sinna.
su sõber tõstab selle üles. Te olete mind minestama. nii, ma minestan, te tõesti maksate mulle. Me peame sulle käerauad teale panema. Ei. Sain aru, te olete juba ukse kinni pannud, te ei pea seda enam kinnitama. Te olete mind juba siia kuradi ruumi kinni pannud. Ma vajan sinu. Pane uks kinni. Pööra ümber. Pane uks kinni. Ma pean sind ohjeldama. Lihtsalt pane uks kinni. Ma pean sind kinnitama. Pane uks kinni. Me paneme sulle jalarihma peale, kui sa ei tee seda. Ei, mul on vaja, et ukse kinni paneksid. Ma pean su käerauad kinnitama. Okei, mu tagumik. Okei, anna mulle oma käed. Alice pöördub ikka ja jälle tagasi selle ühe asja juurde, mida ta teab. Õigusteaduskond. 5. aasta, ütleb ta. Ta väidab, et keegi ei lugenud talle tema õigusi ette. Keegi ei öelnud talle, miks ta kinni peeti. Samal ajal küsib ta oma juukseklambrit. Kas sa saad seda teha, sest ta on mu selja taga, liiga jõhker? Ma kavatsen su jalaga anda, siis sa kohtad mind liiga parmid. Peatu, pööra ringi. Kui sa veel kord minuga nii käitud. Ma sülitan teile kõigile peale. Ma löön teid kõiki jalaga, ma löön teid jalaga. Sa haarad minust veel kord niimoodi. Tee seda. Kohtle mind niimoodi veel kord. Ma ei peatu pärast seda, kuidas ta minuga just käitus. Kus on see pump? Kus on see astmapump? Kus on see astma? Ära katsu mind, miks sa mind kogu aeg katsud? Lõpeta! Kas te kõik võiksite lõpetada mu puudutamise? Ma vajan, et sa võtaksid oma käed minult ära ja siis ma lõpetan. Võta ta kuradi käed minult ära. Orange. Kuula, viige ta minust eemale ja siis ma rahunen. Ma räägin diiliga mõistlikult, aga teiega ma ei hakka arutama. Teil on 10 sekundit ja siis ma hakkan keerutama. 10 sekundit ma annan teile. 10 sekundit ma annan teile. 10 sekundit ma annan sulle. 10 sekundit. See ongi see, lõpetage ära. See ongi see, mida te arvasite. Astuge tagasi, see ongi probleem. Minu probleem on selles, et tema valge perse ei tõmba mind ilma põhjuseta eemale. Ma arvasin, et ma olen juba konfliktis. See on minu probleem. Ta lipsas majast välja. See on okei. Ma olen 5. aastal õigusteaduskonnas ja mul on omad õigused. Keegi ei lugenud mulle mu õigusi ette, keegi ei öelnud midagi. Ma olen 5. aastal õigusteaduskonnas. Te kõik lähete vangi. Räägi teiega enne, kui me lahkume. Au! Rahul. Kallis, võta saba! See on minu juuksed. Säti mu juuksed. Oota korraks. Fitsi juuksed. Ma üritan seda käerauda ära võtta. Hei, mina mu juuksed ei kinni. Jah, ma olen temaga seal. Hästi, tule tagasi. Tule tagasi. Ma olen siin te kõik. Ole vaid. Too mu juukseklamber või midagi. Olge kõik vait. Ma olen siin, kus mu juukseklamber on. Tüdruk, see on tas minu käekotis. Kus su tagumik on? Mul on vaja tema ideed. Mul ei ole, ma ei tea. Ma juhin seda autot nii hästi. Kas sa teed mulle teene? Istu tema kõrvale. Me teeme seda. Tee mulle teene. Võta istet. Kas te tahate seda uuesti teha? Kas te tahate seda uuesti teha? Kas te tahate seda uuesti teha? Ei, me räägime sellest. Olgu. Ma tahan, et te rahuneksite. Olgu, miks te minuga nii käitute? Esiteks, ma vajan, et te loeksite mulle midagi ette ja ütleksite, miks ma seda hoidsin. Mida te tahate teha? Mida me saame teha? Mida me saame teha? Mida me temalt saame? Mida te temalt soovite? Proua, lähme! Alicia istub politseiauto tagaosas, käed raudus ja nõuab endiselt teada saada, miks ta kinni peeti. Siis uksed sulguvad ja kuskil taustal kajab see naer. See on see, mida ta tahtis. See on see, mida ta tahtis. Ta tuli siia halva suhtumisega ja ausalt, me just jõudsime siia. Tal oli isikutunnistus käes, päriselt käes. Ta tiris autost välja ilma põhjuseta. Kõik on siin väljas, kõik nädid seda. Kas ta tuli autost välja? Ta avas oma ukse. Ta avas ukse ja tuli autost välja, okei? Ja ta püsis temalt. Mis põhjusel sa mind kinni pidasid? Ta astus talle ähvardavat ligi ja ütles, mine tagasi autosse. Okei, ta läks autosse tagasi ja ta oli väga üleolev ja ebaviisakas. Ta ütles, okei, mul pole probleemi sulle oma dokumente näidata, aga mis on, mida ma tegin? Sest ausalt, me olime just seal, nii et... Tema suhtumine oli päris hea. Tema suhtumine oli päris hea. Jah, nii et... Aga selleks ajaks, kui ma siia jõudsin, oli asi juba päris halvaks läinud, eks? Jah, siis ta viskas ta autost välja ja ta mõtles, et miks sa mind niimoodi hoiad. Ja nüüd on neid juba 2. Nüüd on neid juba 2, eks? Aga ikka ei tea, miks ta... Lihtsalt tee sellest pilt ja saada talle. See on okei. Nad võivad selle endale jätta. Meil pole seda vaja. Lase, ma vaatan. Lihtsalt tehke nii, et ta saaks kiiremini kautsjoni vastu välja. Lihtsalt las üks neist teeb sellest pildi ja saadab talle, siis saate vanglast välja. Nad ei tee sedagi. See on nii ebavajalik. Lase mu seda vaadata ja ma annan selle talle. Ma tegelen sellega koos seelsandiga, sest nad käituvad vastikult. Nad ei oska isegi inimestega räätida. Seda ma räägingi. Nad kohtlevad inimesi nagu kurjategijaid. Ma pole kunagi selline olnud.
ta ei teadnud oma õigusi, sest ta on... jah, ta teab oma õigusi, seda ma räägingi, ta teab seda. Ta käib koolis selleks. Nad käituvad nii, nagu nad võiksid teha, mida iganes tahavad ja rääkida inimestega, kuidas iganes soovivad. Kas sa saad oma telefoni võtta? Lihtsalt tee pilt ja saada see talle. Ma ikka veel ei tea, miks ta kinni peeti. Ma uurin sinu jaoks välja, miks ta kinni peeti. Ta küsis, mille pärast teda kinni peeti. Tal oli see tagumikus, sõna otseses mõttes niimoodi. Nii, sõna otseses mõttes, tema käsi oli just siin. Tema oli just siin. Hästi. Ma olen koeraõpilane, ma tean oma tõusu. 1015 vend. Fox tulistas 51 ja lahkus siit. Sain aru, Cezan. Kiara! Kiara! 101 1799. Jah, ma ei saa oma autole koerast rääkida. Kas sa kutsusid mind? Ma ei öelnud. Alicia Washingtonile esitati süüdistus ametniku ründamises, ametniku kallaletungis ja vägivallatult vastupanus. Juhtum venis kuid, siis suunati ta kohtueelsesse sekkumisprogrammi. Hoia end pahandustest eemal ja kõik kaob ära. Ma mõtlen, mehed, te jamate ausalt. Lõpetage. Ma ei saa teiega hakkama. Lõpetage. Te jamate. Ma ei teinud isegi midagi. Ma ei teinud isegi midagi. Ma ei teinud midagi, mees. Mees, tule nüüd, vend. Mees, tule koju. Tulge kõik mu ema, mees. Ta lihtsalt peksis mind, kutid. Järgmisena oleme Escambia maakonnas, kus väidetavalt ebaseadusliku aknakile tõttu tehtud liikluskontroll muutub täielikuks kohavahetuseks autos. Politseinikud ütlevad, et nad nägid, kuidas juht ronis tagaistmele, samal ajal kui tema sõber hüppas rooli taha. Kui nad lähenesid, oli Messiah Rochelle tagaistmel ja väidetavalt sirutas millegi järel oma jalgade juures. Politseinikud käskisid tal autost väljuda, kuid ta ei liikunud. Siis läheb valjuks. Ma ei tea. Mis toimub, mees? Kuidas teil läheb? Ta kerib akna alla. Ma ei näe, mis see on. Ma ei tea, see on vanem. See on natuke vanem. Astuge autost välja minu jaoks. Ja hoidke käed väljas, kui autost välja astute. Mis juhtus, mees? Ma juba küsisin sinult korra. Mis juhtus? Ma ei hakka seal istuma ja uuesti küsima. Mu pea on segamini jälla. Mis toimub? Mul ei ole piisavat põhjust siin peatada. Mis oli probleem? Mis oli probleem? Mis juhtus? Ära liiguta end. Härra, mis toimub? Mul on vaja põhjust, mees. Mul on vaja põhjust. No? Kuna sina oled juht, siis ma ütlen sulle. Miks sina juhid, härra? Sa saad oma aja siis, kui mina juhin. Astuge tagasi. Astuge eest ära. Hoia minust eemale. Mehed, teete valesti. Kulge, see on tema auto. Vaadake, peatage auto. Ma mõtlen kiiresti, mehed. Te jamate, lõpetage. Peatage! Te jamate! Ma ei teinud isegi midagi! Ma ei teinud isegi midagi! Ma ei teinud midagi, mees! No kuule, Len! Mees, tule koju! Kuulge, rääkige mu emaga, mehed! Nad lihtsalt peksid mind läbi, mees! Politsei lihtsalt peksis mind läbi! Ma ei teinud isegi midagi! Meid kutsuti selleks. Ange ta taha. Messia on peaaegu mõistuse kaotanud, karjub oma ema järele. Politseinikud üritavad teda autosse panna. Ta võitleb vastu. Nad hoiavad teda kinni. Ja kogu selle segaduse keskel karjub ta ikka veel, et ta ei teinud midagi. Ei, no kuule, mees! Jää autosse! Jää autosse. Kuula mind, ma tean, mees! Lihtsalt! Mul on see mees! Miks ma ei... Ära jama! Ma ei juhtinud autot, vend! Mis sa teed, mees? Mis sa teed? Mis sa teed, mees? Ma ei tee midagi. Mul ei ole midagi taskus, mees. Mis sa teed? See on... Mees, tule nüüd, mees! Ei! Teatu! Tule nüüd, mees! Teata mind! Ei! Teie kõik! Tulge, ema! Tule, ema, mees! Tule, ema! Ma ei teinud midagi! Oh, jumal! Oh, jumal, mees! Ei, vend! Ei, mees! Istu maha! Mees, mida? Istu maha! Miks, härra? Härra! Viige ta selle auto juurest ära. Härra, istuge! Mees, ma ei saa! Sa hoiad mu rastapatsidest! Sa hoiad mu rastapatsidest kinni!
tõsta jalad üles. Mul on praegu kohtuasja paberid käsil. Tõstad jalgu üles. Mees härra, miks te minuga nii teete? Sest sina teed nii. Mina ei tee seda. Tõsta oma jalad üles. Ma ei tee mitte midagi. Nii pista oma jalad sisse. Ma ei tee mitte midagi. Mis sul nii on? Sul on õigus vaikida. Kõike, mida ütled, võidakse kasutada sinu vastu kohtus. Sul on õigus rääkida advokaadiga nõu saamiseks. Kui sul ei ole võimalik advokaati endale lubada, määratakse sulle advokaat riigi kulul. Kui otsustad küsimustele vastata, on sul õigus igal ajal vastamine lõpetada, ka siis, kui advokaat ei viibi juures. Kas sa saad oma õigustest aru? Kas sul on isikut tõendav dokument kaasas? Jah, minu autos. Olgu. Kas sul on relvi kaasas? Ei. Olgu. Auto 211. Anna see mulle. Auto 211. 211. Olgu mees, mul on vaja, et sa paneksid telefoni ära ja nagu ma ütlesin, ära räägi minuga. Ma pean korraks välja astuma, et politseiga rääkida. 26 ja sa võid aeglaselt mujale minna. Või mõni muu üksus kõrgusel 65, mis su nimi on? Olgu, kas sul on isikut tõendav dokument? Kelle sõiduk see on? See on mu sõbra auto. Nii et sinu sõbra sõiduk. Jah, ta on. Kellel ta lubas seda kasutada? Minul. Olgu! Ma tean, et tema juhtid. Peatasin su, sest su aknal on toon. Lihtne väike aknakile. Kes roolis oli? Sest kui ma teid peatasin, sõitsite siia sisse ja otsustasite autos kohti vahetada. Mina jäin oma kohale. Ma tean, et sa ei jäänud. Astu siia tagasi. Kes roolis oli, kui ma teie taha sõitsin? Ma jäin temaga ja ma ei hakka valetama, ta lihtsalt käitus rahulikult. Tema pidi roolis olema, aga ma tean. Aga kui te sealt läbi sõitsite, sellel punasel tulel peatusite ja siis siia sisse keerasite, kes siis roolis oli? Nii et ma mõtlesin, kas ta ütles sulle, et vahetage kohad või mis? Ma ei teadnud, et te selliseid asju teete. Ta oli nagu, kas sa saad sõita, kas sul on kõik korras? Ma olin nagu, mul on kõik korras. Ma olen purjus seal, kus sina oled. Okei, signaal X allpool, kõik ikka veel nagu see Morningsoni algkooli piirkonnas 220 North Navy Boulevard, see on hai kaheukseline. Me viskame asju, mis kurdavad nagu sõiduk. Seal oli tüdruk ja retriiver, minu juht oli naine. Viimati nähtud Brendon Avenue'l, las ma õpin 164. Nad just otsisid auto praegu läbi. Mul on ka avalikud kõned mees. Ma tean, ma lihtsalt annan talle teada, sest ma pidin ta peale võtma. Messiaema jõuab kohale ja ta on siin varemgi olnud. Eelmine kord ütles ta, et politseinikud panid käed tema pojale külge. Nüüd ütleb ta, et näeb, kuidas see väidetavalt jälle juhtub. Jah. Ma olen Glory. Ma ütlen, et Rochelle on minu oma. Okei, tere, kuidas sul läheb? Ma üritan aru saada, mis toimub. Ta on arreteeritud. Hästi. Nii et talle esitatakse juhtimisega seotud süüdistus. See on okei. Ma ütlen teile, miks ma ei saa lugeda, sest eelmine kord, kui mu poeg arreteeriti, ohvitser Major pandi mu lapsele käed külge. Jah, proua, ma olin teie jaoks olemas. Ne pole seda veel öelnud. Nad ei pea nii tegema. Nad ei pidanud nii tegema. Nii et juba see, et ma teiega räägin. Vabandust, kui ma olen meidi vaenulik, eks? Juba see, et ma teiega räägin. Mul on raske teiega rääkida sellepärast, mida nad mu pojale tegid. Ma saan aru. Nii et tära on tal lihtsalt üks juhtimisalane süüdistus ja siis veel mõned narkosüüdistused. Hästi, aga peale selle, et ennast üles kütab, ei ole tal mingid vigastusi ega midagi sellist. Ta on ennast lihtsalt nii üles kütnud, et karjub. See on sellepärast, et ma võin öelda, et te kõik peate mõistma, miks ta end nii tunneb. Kui see oleks olnud keegi teie omadest, kes kannatab politsei jõhkruse, väärkäitumise või mis iganes te seda nimetada tahate, siis oleksite teiegi endast räias. Ma saan aru. Ma pole kunagi oma elus siin istunud ega selliseid asju teinud. Olin mandivalvur ja nii edasi. Ma pole kunagi oma elus arvanud, et minust saab poja ema, kes on selliste asjadega kokku puutunud. Ma ei suuda sellega toime tulla. Ma saan aru. Ta ei olnud. Eelmine kord ma ei tea, mida ta sulle rääkis või kas ta ei saanud lihtsalt niisama peksa ega olnud politsei vägivalla ohver. Teda poleks tohtinud üldse puudutada. Ma lugesin politsei raportit. Seda ma räägingi. Ma lugesin politsei raportit ja seal ei olnud kirjas, et ta oleks vägivaldselt vastu hakanud. Seda ei olnud kunagi. Ta ei osutanud meile vastupanu.
Ta poleks tohtinud joosta, aga seda poleks tohtinud kunagi juhtuda. See on lihtsalt halb kogemus, millega pean toime tulema. Ma tegin seda. Aga kahjuks teeb tema siin halbu otsuseid. Ta on läinud, ma ei saa seda peatada. Ma tean. Aga teid on õpetatud mind mitte puudutama. Nii et seda ma ütlen. Ma ei saa. No, see ei ole tingimata tõsi, aga... Aga kui see on vajalik, siis tehke seda. Kui see pole tehtud. Ma olen nõus, 100%. Aga ta valmistub transportimiseks. Tal ei määrata kautsjonit, sest ta on veel eelmise süüdistuse kautsjonil vabaduses. Nii et ta tahab tüli teha. Ma proovin sellest aru saada. Jaa. Nagu ma ütlesin, temaga on kõik korras. Ta lihtsalt ärritas end ise ülesse. Nii et... Ja see põhinebki enamasti sellel, mida sa oled läbi elanud. Ma saan aru, mida sa ütled. Ma saan aru. Kris, kallis, sina ja see tüdruk. Ma ei taha, et te praegu minu läheduses oleksite. Ausalt öeldes. Ma ei taha, et te oleksite minu läheduses. Kas on mingi küsimusi, millele ma saan sulle vastata? Ei, kallis. Ma ei lase sul seda teha. Ma teen seda! Ma ei lase sul teda praegu näha, sest praegu ta ei karju ja ma ei taha, et ta sind nähes jälle endast välja läheks. Ma ei lähe mind nähes endast välja. Ma ei taha, et see juhtuks. Selle vältimiseks teen ma nii. Ma ei lase sul praegu tema juurde minna ja temaga rääkida. Me viime ta siit nii kiiresti ära, kui suudame. Me teeme oma asjad nii kiiresti ära, kui suudame. Kui see juhtub, siis tegeleme sellega, aga me viime ta nii kiiresti kui võimalik vanglasse. Nii, saame selle tehtud ja siit minema. Messiah märkab oma ema ja kaotab enesevalitsuse, karjudes tema poole ja anudes vastuseid. Politseinik seletab talle lõpuks kõik ära. Sõit ilma juhiloata, kokaiini omamine, marihuana omamine, Messiahi vastus. Tal ei olnud mingit kanepit kaasas. Priority'd. Anna mulle ainult üks hetk ja ma ütlen sulle. Olgu, oh jumal mees, ma ei sõidagi praegu. Miks te minuga nii teete? Miks te mind kinni peate, mees? Miks ma midagi ei ütle? Ema, hei, wow, 1915! Aga sa näed ilmselt algus. Miks mind arreteeriti, Mel? Palun ütle mulle, Mel. 895. Proua, palun. Mel, kas sa saad mulle palun öelda, Mel? Oh jumal, mees, kas sa palun ütled mulle? Proua, ma peaksin teadma, miks mind arreteeritakse. Nii et juhtimine ilma juhiloata. Ma ei juhtinud. Kokaiini valdamine. Kokaiini valdamine? Ja marihuana. Mul ei olnud marihuanat kaasas, proua. Messiah Rochelle esitati süüdistus marihuana, kokaiini ja tarvitamisvahendite omamises. Lõpuks jäeti kokaiini ja marihuana süüdistused siiski ära. Ta tunnistas end süüdi tarvitamisvahendite omamises, sai rahatrahvi ja pidi maksma kohtukulud. Nii et tema ema tuli kohale asjata. Olgu, me jätkame sellega kohe varsti, aga enne peame teile rääkima ühest rakendusest nimega Upside. See muudab kõike. Upside annab sulle raha tagasi. Jah, lisaraha tagasi igapäevast ostude pealt, nagu kütus, toidukaubad, kaasavõetav toit. Tee nii, laadi Upside tasuta alla. Sa valid pakkumise ühes nende enam kui 100 000 asukohast ja maksad nagu tavaliselt oma krediitkaardiga. Siis kinnitad ostu ja nii lihtsalt saadki raha tagasi. Näiteks kui mul on vaja kütust osta või tahan ühel õhtul toitu kaasa võtta, otsin ma kõigepealt Upside'i pakkumisi ja pärast ostu ilmub raha minu rakendusse, mille saan siis otse oma pangakontole kanda. Ja Upside'i sagedased kasutajad teenivad keskmiselt $154 aastas tagasi. See on uskumatu. Et hakata raha tagasi saama, klõpsa kirjelduses oleval lingil või skaneeri QR-kood ja kasuta sooduskoodi After Hours, et saada oma esimese paagitäie kütuse iga galloni eest lisaks 25 senti boonust. Loodan, et saad seda proovida. Oh jumal, see tõesti juhtub praegu. Jah, Sommer, palun ära vastu hakka, palun nuta vaikselt. Peatu. Oi, sa ei testinud mindki. Tõuse püsti. Järgmisena oleme Clearwateris, Floridas, kus väidetava külgkokkupõrke tõtte kaalus peatamine võtab väga emotsionaalse pöörde. Sommer Sundal on roolis. Ja juba hetkest, kui politseinik läheneb, on ta juba endast väljas. Politseinik küsib, kust ta tuleb? Sommer hakkab seletama 3-kuulise suhte ajajoont, räägib, miks tema hääl täna halvasti kõlab ja mainib, et tal on ees lapsehoidja töö. Ainus asi, mida ta ei maini, on see, kust ta tegelikult tuli. Mul on vaja sulle paar küsimust esitada, aga kõigepealt palun astu autost välja, eks? Okei.
Sommer, kas sa oled täna midagi joonud? ei, mu peegel puudutas kedagi ja see ongi kõik, mis juhtus. Okei, aga narkootikumid, kas sa võtad mingid retseptiravimeid või midagi sellist? ma ei tarvita narkootikume ega midagi sellist. ma tegin seda koduteel. ma veetsin aega koduteel, et minna kohta, kus ma elan ja kus mul on lapsehoidjatöö. mine tagasi sinnapoole. Pole naisi, pole hullu. Okei. Kust sa tuled? Clearwaterist. Lihtsalt Clearwaterist või polegi mingit kindlat kohta? minu sõber. Olgu. Kas sa lihtsalt veetsid aega meie sõbra juures või käisid teda kuskil? ma veetsin aega kellegagi, kes oleks oodanud. Jumal küll. Olgu. Hästi. Ma saan teha järgmist. ei, me kohtusime umbes 3 kuud tagasi ja hängisime koos. mu hääl kõlab praegu halvasti. Olgu, vabandust. Ma ei tahtnud teie suhte olemust kahtluse alla seada ega midagi sellist. me kohtusime 3 kuud tagasi ja tahtsime uuesti kohtuda ning meil oli täna koos väga tore, lihtsalt hängisime. ja siis ma lähen tagasi sinna, kus ma elan ja pidin tagasiteel minema oma lapsehoidmistööle 2 eri majja. ja ma tõesti kogemata lõin oma peeglit. Okei. Nii et see peegliõnnetus viib mind sellesse probleemi, suurde jamasse. Ma lihtsalt ei saa aru. Politseinik proovib uuesti. Kust sa tulid? See on kõik, mida ta teada tahab. Aga Sommer on ühte asja kinni jäänud. Peeglid puutusid kokku ja miski muu ei loe. Nii et Sommer on andeks. Ma arvan, et me võisime mingil hetkel ühenduse kaotada. Kõik, mida ma küsisin, oli see, kust sa tulid. Ma ei ole päris kindel, millest sa räägid, kui viitad oma peeglile. Ma ei saa aru, mida sa mõtled, kui ütled, et sina ja see inimene olete 11-3 kuud tundnud. Ma lihtsalt püüdsin aru saada, kust sa tuled. Ma arvasin, et ainus põhjus, miks mind kinni peeti, oli see, et mu peegel sai natuke pihta. Ja keegi minu kõrval meie peeglid puudutasid kogemata. See oli ainus põhjus, miks ma arvasin, et mind kinni peeti. Olgu. Minu arusaamist mööda oli rohkem kui üks põhjus, miks sind kinni peeti. Muidugi. Okei, kuidas oleks nii? Ma proovin protsessi natuke kiirendada. On üks asi, mida ma sinult küsin. Kas sa oleksid nõus, kui kas sul oleks midagi selle vastu, kui ma korraks su silmi vaatan? Peegel on ainus põhjus, miks ma üldse sattusin. Ma sõitsin sõna otseses mõttes oma lapsehoidja tööle, kus ma elan. Lapsehoidja ja peegel puutusid kokku. Okei, mina ei ole. Anna andeks. Ma ei küsi midagi peegli kohta. Ma ei ole kindel, mida sa peegli all mõtled. Ma ei tee midagi valesti. Peegel tabas korraks. Peegel korraks. Nüüd olen ma siin. Summer, ma ei saa päris täpselt aru, mis toimub. Sa oled väga ärritunud. Ei, miks ma üldse üritan ärrituda? Miks ma praegu üldse üritan ärrituda? Okei, miks sa siis oled? Ma ütlen sulle, et need olid meie täiesti uued sõbrad ja ma lähen tagasi. Okei. Would it be okay? Su sõimi korraks vaatama. Ma üritan end rahustada. Summer. Ma asemul proovida seda sulle selgitada, eks. Ma näen mõningaid asju, mis tekitavad muret. Ei, ma ei peaks praegu nutma. Mu hääl on täiesti sassis. Olgu. Miks ma seda praegu teen? Miks? Ma ei ole kindel. Ma näen mõni veel asju, mis... Ma ei peaks praegu nutma. Mu hääl. Ma lihtsalt tahan koju minna. Tõesti, ma lihtsalt tahan koju minna. Mis probleem on? Aga peegel sai pihta. Kas ma võiksin sinuga korraks rääkida? Sest ma üritan seletada. Ma näen mõningaid asju, mida ma tõlgendan võimalike joobetunnustena. Ja ma üritan aru saada, kas on põhjust uskuda. Ma lihtsalt ei seisa üldse silmitsi. Ma lihtsalt ei tee seda. Politseinik alustab kainustesti, paludes tal jälgida pastakat silmadega, kuid Sommer on rohkem keskendunud sellele, et jõuda oma lapsehoidja tööle. Ta proovib seda, kuid peatub järsult, otsustades juba mõne sekundi pärast, et tal on küllalt. Olgu. Samar, proovi korraks keskenduda sellele, mida ma ütlen, eks. Ma näen mõningaid asju, mis võivad viidata joobele ja ma püüan kindlaks teha, kas on põhjust arvata, et sa oled joobes ega tohiks praegu autot juhtida, eks. Üks asi, mida ma tahaksin teha, on pakkuda sulle võimalust sooritada mõned standardiseeritud kainustestid, mille eesmärk on aidata kindlaks teha sinu joobeastet. Sul ei ole mingi kohustust nendes kainustestides osaleda. Olgu. Ära selle pärast praegu muretse. Lapsehoidja töö, kuhu ma praegu minema pean. Olgu. Sammar, sa paned mind keerulisse olukorda. Nüüd nad räägivad minu häälega. Nad muudku räägivad ja räägivad. Sammar, nad räägivad ja räägivad. Kas sa saad telefoni ära panna, palun? Meil on vaja rääkida. Kas ma tõesti saan? Kas see ongi see koht, kuhu ma püüan minna? Tere, ma olen praegu keset kriminaaluurimist, nii et ma lõpetan kõne ja panen telefoni ära. Teen kellegi sinu eest maatasa. Olgu, kiirenda seda. Sul on õigus.
kas sul oleks paras, kui ma lihtsalt hetkeks su silmi vaataksin? Muidugi. Nii, ma palun sul nüüd autost välja astuda, seista jalad koos kõrvuti ja käed kõrval, eks? Kas sa näed mu pastaka otsa siin, Summer? Siin üleval, otsa juures. Nii, ma palun sul nüüd jälgida oma silmadega, ainult silmadega, mu pastaka otsa. See tähendab lihtsalt seda, et ma ei taha, et sa oma pead edasi-tagasi liigutaksid. Kas sobib? Ta ei suuda korralikult käituda ja siis tulevad käerauad välja. Ma keskendun ilmselgelt, kui keegi üldse raputab, siis sina. Ma olen sellele keskendunud. Mida sa mõtled? Olgu, kas juhistes on midagi, millest sa aru ei saa? Ei, midagi pole valesti. Ma olen lihtsalt valmis koju omade juurde minema. Olgu, kas sa saad oma käed külgedele panna ja püüda neid seal hoida, eks? Sa teed hästi. Jätka täpselt samamoodi. Vabandust, ma tegin seda. Vabandust. Ma lihtsalt... See on okei. Ma ei taha seda praegu teha. Ma tahan lihtsalt koju minna. Kui sa ei taha seda teha, ma peatusin, sest nägin kogemata oma peeglit. Okei, Summer, ma tahan koju minna. Kui sa ei taha seda teha, siis lase mul lihtsalt paar kiiret küsimust küsida. Vabandust, ma tahan lihtsalt minna. Ma lihtsalt ei taha seda praegu teha. Summer, kas sul on diabeet diagnoositud? Ma ei taha seda praegu. Ma tulin siia linna sellepärast. Ma ei tulnud siia linna sellepärast. Summer. Kas sul on diabeet diagnoositud? Ma peaksin suutma õigesti käituda, aga ma ei taha. Ma ei taha. Olgu, Summer. Ma palun sul panna käed selja taha, eks ole? Oh jumal, see tõesti juhtub praegu. Summer, hei, härra vastake. Summer, palun räägi minuga. Ma pean Summer, sa oled arreteeritud. Miks? Sellepärast, et ma nutsin. Mu hääl on nii... Palun ära tee seda. Palun, miks sa teed seda? Palun, miks? Ära tee seda. Räägime, eks. See on hirmul. Ei, ma ei taha seda. Kas sa saad paar minutit helistada, palun? Helista paar minutit, palun. Me lähme nüüd siia poole. Transpordibuss peatub ja siis jõuab see lõpuks kohale. See toimubki. Äkitselt tahab Sommer mingit testi. Ükskõik millist testi. Nüüd nõuab ta seda. Aga see võimalus on ammu möödas. Hiljem nägin, et mind peatati. No ma ütlesin, et see on siin tavaline. Olgu. Summer, mine ja istu palun maha. Ma ei jäta ust lahti, aga lasen sulle akna alla, eks? Miks sa teed mulle nii? Ma ei teinud midagi valesti. Summer. Balloon istu. Balloon. Ma ei saa seda endale teha. Kas sul on seal maas koostööallis inimene? Ei, ma lihtsalt ei taha jõusaalis magada. Ei, ma tean, et sa ei tee seda. Ma tean. Pööra jalad sisse koole, palun. Mu sõber on teel, palun. Miks? Summer, hästi. Jibistan sisse. Palun pööra jalad sisse poole. Olgu. Second. Lähme. Hästi, Summer. Astu välja, palun. Astu välja. Jaa. Sa oled. Terret Holnud. Oh God, that's one? Yeah. See on sinu transport neis. Kas sa räägid tõsiselt, kas? Yes. Miks? Sa ei teinud minuga testi. Yes. Kus on minu test? Kus on minu test? Summer, palun tõuse püsti. Kus on minu test? Summer. Ei, aga kuhu mu test kadus? Miks sa teed mulle nii? Kus on mu test? Sa ei saatnud mulle sõnumit. Te kõik vääriksite testi minult. Kas sa ei vääri? Kas sa ei vääri testi? Ma ei saa aru, mida sa sellega mõtled. Sa ei teinud testi. Ma väärin sinu käest testi, Mark. Oh jumal, sa testisid mind ja mina ei testinud seda isegi. Jah, me proovisime küll. Ei, aga sina tegid. Sina ei teinud. Summer, lõpeta. Ei, teie ei valeta. Te üritasite. See on kõik minu süü. Okei, nüüd te ei üritanud. Jah, te ei proovinud üldse testi teha. Sa ütlesid, et sa ei tahtnud seda teha. Ei, sa ei teinud seda. Ei, ma ütlesin, et ma ei tahtnud teha hingamistesti või et sa ei teinud testi. Personal. Ma väärin testi. Ei, ma väärin seda. Miks sa ei testinud mind? Sa käitud nii. Ma olen suur kurjategija. Sina ei ole. Pärast vanglat... Lase nii teada, et sa tahad teha testi. Ei! Lähne vanglasse. See on läbi. Test tehakse nüüd. Sa ei teinud isegi oma tööd ega teinud testi. Miks sa mind praegu testid? Pööra näoga bussi poole. Okei. Ei, ma võin pead pöörata, kuhu tahan. Miks sa mind ei testinud? Miks sa mind kohe praegu ei testinud? Miks sa mind ei testinud? Testi mind, palun. Test on ainus asi, millele ta praegu mõelda suudab. Siis kaldub ta suvalisele teemale. Lühikesed püksid, isiklikud asjad, mis iganes.
enne kui ta jälle kohe testi juurde tagasi pöördub. kas sa ei testi mind nii, nagu sa peaksid? Testi mind nii, nagu sa peaksid, miks sa ei tee seda? Kas sul on lühikesed püksid jalas? Teie ainus asi siin on mind testida. Mind testidakse, sa testidki mind. Sa ei testinud koos minuga. Kas sa tahadki mind sellisena? Sa mõtled, et testid mind. Sellisena sa tahadki mind. Sa ei oska seda õigesti selg panna. Sa ei saa isegi seda puudutada, eks? Te ei tea oma kuradima väärtust, te ei tea, mida teha. Need on tagurpidi. Nad ei saa mind testida. Sa ei saa mind isegi testida. Okei, ainult hetk. On kodus veel, eks? Aga minu testimine Saara, seal on Saara. Lõpeta, ole vait. Lõpeta. Sa loobusid. Need on kõik veidrad, aga sina... Kas ma vajan sind, et näha? Kas sa ei arva, et see läheb veel hullemaks kui praegu? Paista silma. Ei, sa ei testinud mindki. Sa paistad silma. Veidrik, kuule. Meile esitati süüdistus ametniku ründamises ja keeldumises testimisel alluda. Juhtum lõppes kohtueelse alternatiivmenetlusega. Nii et püsi lihtsalt pahandustest eemal ja see kaob ära. Vaatame, mis saab. Sa lähed oma autosse ja viid oma tütre kooli. Ma ei saa sinu eest sinu last kasvatada. Ma keeldun teda viimas. Vabandan. Teid arreteeritakse lapse hooletusse jätmise eest. Me oleme nüüd Palm Bay's, Floridas, kus politsei sõnul peatasid nad Genitsa Cruise'i kodutüli tõttu, mis väidetavalt tekkis pärast seda, kui ta keeldus oma tütart kooli viimas. Politseinikud saabuvad, oodates lihtsat vanema ja teismelise vahelist tüli. Selle asemel leiavad nad Cruise'i teed blokeerimas, tema tütre nutmas ja olukorra, mis kiiresti pingestub. Mis toimub? Küsi temalt, mis toimub? Seissa seo. Proua, seiski seo. Mis nüüd toimub? Te ei kuula mind, kui ma teile räägin. Ma ei saa sellega hakkama. Mis probleem on? Ta helistab kõigile, et neist minu kuuldes rääkida. Olgu. Pane uks kinni. Pane uks korraks kinni. Ei. Ma ei taha. Ma tahan tänavalt ära minna. Sina pane uks kinni. Hinga paar korda sügavalt sisse. Mis toimub? Kuidas sina seda praegu näed? Ma just helistasin kellelegi ja ütlesin talle, et viin ta kooli. Olgu. Ja ta sai pahaseks. Olgu. Ja ta alustas. Ta sulges ukse. Olgu, ma parkisin kõrvale. Olgu, hästi, Miks sa ei oota inimestele helistamisega, kuni olete ära viinud? Siis saad inimestega rääkida. Miks? Et me ei peaks sind kogu aeg otsima, sest sina ja su tütar vaidlete. Sellepärast. Ma tahan, et ta mu autost lahkus. Sa ei saa seda teha. Sul on vastutus täiskasvanuna, lapsevanemana. Sul ei valikut. Olgu, nii et kui me kavatseme siin terve päeva istuda, ei. Me ei kavatse siin terve päeva istuda, proua. Te lähete oma autosse ja viite oma tütre kooli. Jaa. Ei. Jah, oled küll. Mida? Sa kavatsed mind arreteerida, sest ma ei vii teda kooli. Sul on vanemana kohustus, okei? Ma ei saa sinu last sinu eest kasvatada. Sa pead oma lapse kooli viima. Üks hetk. Proua, istuge autosse ja viige oma laps kooli. Proua. Ma keeldun teda viimast. Vabandan. Politseinikud on kohal ja püüavad korda hoida, aga Genitsa Cruise ei lepi sellega. Ta karjub, vaidleb ja väidab, et tal on õigus. Samal ajal tahab tema 15-aastane tütar lihtsalt kooli jõuda. Ta üritab mängida ohvrit, kui ta teeb seda, mida ta tegi. Ta helistas sellele inimesele. See ei olnud selleks, et öelda, et see läks kooli. Ei, ta hakkas lihtsalt minu kohta halvasti rääkima. Nagu mida? Ta ütles umbes nii, ära räägi temaga, ta on halb inimene. Ja siis reisija ees, kui te ütlesite talle, et ta ei räägiks minuga, ütles ta, ma ei kavatsegi, ta ei tule sulle kooli järele. Leia ise tee tagasi kooli, ma ei taha sinuga tegeleda. Lihtsalt, ma ei olnud. Kui kaua see teie vahel kestnud on? Alles täna. Aga ta on minu peale karjunud. Ei.
See kõik ei juhtunud, see kõik ei alanud alles täna. Ta oli juba eile selline. Ma tahan lihtsalt kooli minna. Ma ei suuda temaga enam toime tulla. Ma lihtsalt ei suuda seda teha. Mind ei huvita. See oli minu õde, kes riietus. Tema ütles seda. Tule nüüd, tüdruk. Nii, mis selle algatus? Mis selle nüüd algatas? Fine. Road ja Harper. H-A-R-P-E. Harperi puiestee. Jah. Mis selle nüüd käivitus? Ma rääkisin temaga telefonis ja ütlesin, et nad leidsid ta üles ning käskisid mul ta kooli viia. Ta hakkas minu peale karjuma. Ta avas ukse, et välja hüpata. Kas sa ütlesid midagi selle kohta, et ta on halb tütar või midagi sellist, kui sa telefonis olid? Ei, okei, no seda ma kuulen. Tead mis? Mind süüdistatakse alati. Ma ei süüdista sind. Ma esitan sulle küsimuse. Proua. See on okei. See on okei. Ma olen sellest väsinud. Ma võiksin vanglasse minna. See on okei. Kes ütles midagi vanglasse mineku kohta? Asjad lähevad kiiresti pingeliseks ja Nitsa üritab oma poolt selgitada, samal ajal kui politseinikud olukorda lahendavad. Ja keegi pole päris kindel, mis järgmiseks saab. Mis numbril teid kätte saab, proua? Ei. Vaadake minu tütart. Ta elab selles majas. Kui kaua see on kestnud? Kui kaua see juba kestab? Alles hiljuti. Kõik see on nüüd selle tobeda poiss-sõbra pärast. Kas ta on varem ka jooksu pannud või midagi sellist teinud? Kui tal on probleeme, läheb ta oma õe juurde. Oma panema õe juurde. Nii et see on see, kellega sa telefonis räägid? Jah. Okei. Lihtsalt, et ma teaksin, kas sinu majas elate ainult sina ja tema või on sul veel lapsi? Ma arvan, et ta ütles, et tema on pesamuna, eks? Jah, tema on pesamuna. Okei, nii et majas elate ainult sina ja tema? Jah. Okei. Kas sul on lastekaitsega varem kokkupuuteid olnud? Ja kui kaua aega tagasi? Minu tütar on praegu 25, viimane kord, jah. Nii, et kuidas ma mõtlen? Kas sellest on kaua möödas? Jah. Olgu, lihtsalt mõista, et DCF-i ei kutsuta ainult siis, kui on probleemid ja inimesed uurimise all. Mõnikord vajavad inimesed abi. Ja tundub, et teil on abi vaja. Ma käisin terapeudi juures. Ta tegi teraapiat nii hästi, et nad isegi ei tee videokonsultatsioone, kus sa peaksid arvutisse sisse logima ja nendega rääkima. Kas ta peaks mingid ravimeid võtma või midagi sellist? Kas ta võtab neid? Ei. Miks? Ta ei taha. Ta ütleb, et ta ei taha. Millal ta viimati arsti juures käis? Ta polnud oma arsti juures käinud. Kes talle ravimid andis? Oota korraks. Viimane kord, kui ta selle arsti juures käis, oli 2 kuud tagasi. 3 kuud tagasi. Olgu. 2 kuud tagasi, oli 3 kuud tagasi. Aga kas ma siis andsin talle hunniku ravimeid mitu kuud ette või midagi sellist? Ei, nad annavad talle umbes 2 kuu jagu. Olgu. Nii et tal on aeg uuesti arsti juurde minna? Jah, sest ta polnud minuga isegi video vastuvõtul kohtunud. Ei taha solvata. Kas sa peaksid ravimeid võtma? Mul on kõik oma testid olemas. Kus sina neid teed? Ma teen kõik oma vigened ära. Sa peaksidki. Iga jumala päev. Olgu, anna mulle paar minutit, eks. Ema räägib telefoniga. Teismelised on pinges. Sõnad lendavad. Ja kuidagi ei lahku keegi autost rahulikult. See sõit kooli muutus just tõeliseks vastasseisuks. Ema viis teda kooli ja ema hakkas telefoniga rääkima ning ütles, et tead, ta on halb laps. Ta ei taha teda enda lähedusse. Ütles, et ema ütles, et ta viib ta kooli ära, aga pärast tead ta ise koju saama, sest ema teda enam peale ei võta. Ta üritab mind pidavalt provotseerida, et ma temaga räägiksin ja nii edasi. Ignoreeri teda. Ma üritan. Ta ei ürita oma tagumikku ettepoole lükata. Sa tuled autost välja. Ei, aga see on nii, nagu ema käituks nagu laps. Nii lihtne, kui mul seda öelda on, sest ma ei ole sinu olukorras. Pead sa tema juuresolekul teesklema, et oled kurt. No mõtlen, sa ei ole ju rumal tüdruk, eks? Ema üritab sind närvi ajada. Mis jutuks, kui mõni su sõber prooviks sama teha? Sa lihtsalt ignoreeriksid teda, eks? Jalutaksid minema. Ta helistab kogu aeg mu isale ja tema inimestele ja see muudab probleemi aina suuremaks ja suuremaks. Miks me jälle siin tagasi oleme? Sa tead, et meil on väga tähtsad väljakutsed. Noh, ta tahab välja hüpata. Aga miks sa võtad telefoni ja hakkad kellelegi rääkima, et ta on halb laps? Ei.
ma rääkisin telefonis ja ütlesin talle, et see on väga palju. Ma ütlesin oma tütrele, et ma sõidan sinna. Miks sa ei võinud hilisemani oodata? Sest mu tütar küsis minult, kas me leidsime ta üles. Kogu see vaidlus ja laps vajab lihtsalt küüti kooli. 2 minutit, kõik, aga ema keeldub ikka veel. Nii annavad politseinikud talle valiku. Sõida oma tütrega kooli või viida jalgsi sinna. Ei, sa tahtsid lihtsalt seda asja teha. Olgu, ta läheb sinuga kooli. Mina ei lähe. Mida sa teed? Lapse hooletusse jätmine. Ta võiks ise kooli kõndida. Ei, ta ei hakka kooli kõndima. Ma ei sõida autoga. Ma võin ta kooli saata, aga ma ei sõida autoga. Siis võid seda kooli saata. Sobib. Sa võid ta kooli saata. See on sinu valik, aga kui jätab ta siia välja, siis on see lapse hooletusse jätmine. Ma ütlesin sulle. Jaa, ema saadab ta jalgsi kooli. Ta viib ta jalgsi kooli. Kuna sa keellud teda kooli viimas, siis tema viib ta jalgsi kooli. Ta ei taha teda autoga viia, nii et ta viib ta jalgsi. Ta läks ära. Ma lähen ja peadan ta. Jah, mine ja peatada. Nüüd on meil lapsevanemaga probleem. Ja, lapse hooletusse jätmine. Lapse hooletusse jätmine. Saab olema. 1016 minu jaoks. Mis nüüd viga on? Ma tulen. Üks hetk. Üks hetk. Okay, that's fine. See ei ole liiga ega ka liiga vürtsikas. 218 just ütles. Arvan, et ta on vahi all. Hästi, praegu arreteerime teid laste hooletusse jätmise eest. Me ütlesime teile, te viisite ta kooli. Te ei tahtnud teda kooli viia. Te otsustasite lahkuda. Nii et see ongi meie olukord. Ilmselgelt ei saa sinu auto siia jääda, nii et... Kas ma võiksin selle ära viia? Ei, sind arreteeritakse. Kas mu tütar võiks tulla sellele järele? Talle on öeldud, et veokid, vend. Nii, asi on selline. Su ema lahkus just meie juurest. Sa oled 15-aastane tüdruk. Sul ei ole mingit pahandust. Nüüd ma räägin, mis edasi saab, okei? Kõigepealt ma tahan, et sa sellest, mida sa mulle rääkisid pärast seda, kui me kohtusime kooli lähedal. Su ema sõitis sinuga siin teel ja sa ütlesid, et ta rääkis telefonis inimestega. Mida ta ütles? Ta lihtsalt nimetas mind halvaks tütreks ja ütles, et inimesed ei peaks minuga enam rääkima, sest ma olen seda pärast hull. Ta lihtsalt räägib mu isale, et ma olen kohutav tütar ja muud sellist. Ta muudkui ütleb, et ta soovib, et tal poleks mind tütrena kunagi olnud. Tõsta parem käsi üles. Kas vannud, kõik, mida sa mulle just rääkisid, on tõde? Ainult tõde ja mitte midagi muud kui see. Kogu tõde ja ei midagi muud kui tõde. Kui sa suudad öelda 10-12, siis ma lähen hoolitsen ema eest. 10-15. Kõlab hästi. Aitäh, härra. Kuule, ta on hea mees. Olgu. Ja 218 on 1012. Kas soovite auto ära bukseerida või tahate, et tütar tuleks sellele järele? Me võiksime ilmselt lasta tütrel sellele järele tulla. Mõne kvartali kaugusel on teine politseinik peatunud Jenitsa Kruusi. Nüüd on ta käeraudades ja ametlikult arreteeritud laste hooletusse jätmise eest. Olgu, mina olen ohvitser Michan. Te olete arreteeritud laste hooletusse jätmise eest. Jah, härra. Mul on need asjad olemas. Kas teda on juba kontrollitud, seersant? Jah, ta otsis mind läbi. Kas sa võiksid seda mitte liiga kõvasti teha? Ma ei hoia, proua, need on lukus. Ei. Ei, ma tean, et mu käsi on katki. Vabandust, lihtsalt mu käsi on katki. Proua, kuulake, mis on? Lihtsalt ärge hoike teda liiga kõvasti, sest tema käsi on katki. Millal see oli? Millal see oli? Ma tegin selle operatsiooni kohta postituse. Okay. Pane tähele, ma vaatan need käerauad kiiresti üle, eks? Olgu, just nii. Kui soovid, võin selle kella sinu käelt ära võtta. Ei, see peab tegelikult sinuga kaasa minema, proua. Olgu, me tegeleme sellega, kui kohale jõuame. Olgu, proua. Lihtsalt teadmiseks, ma vaatan seda. Need asjad on paika reguleeritud ja lukustatud. Kas on korras? Jah, härra. Hästi. Nii ei ole täiuslik ring. Olgu, sinu randme ei ole täiuslik ring ja see siin ka mitte. Kui sa liigud, tundub, et see läheb tihedamaks. Ma ütlen sulle, see on lukus. See ei saa enam tihedamaks minna. Okay. Olgu, sa lähed nüüd tagasi Marki juurde minu patrullauto poole. Jah, härra. Jenitsa Kruusile esitati süüdistus lapse hooletusse jätmises, kuna ta ei viinud oma tütart kooli. Prevardi maakonna kohtutoimikud näitavad seda. Hiljem see juhtum lõpetati. Ära tule mulle liiga lähedale. Peatu. Istuma. Vend, ma üritan maha istuda.
järgmisena oleme Rivera Beachil, kus tavaline liikluspeatus väidetavalt aegunud numbrimärkide ja ebaseadusliku aknakile tõttu on kohe muutumas põhiseaduslikuks kriisiks. Brandon Granville istub roolis. Alguses rahulik, selgitab numbrimärgi olukorda. See on keeruline, aga ta tegeleb sellega. Siis palub politseinik tal autost väljuda. Ja just siis muutuvad asjad filosoofiliseks. Mille pärast te mind kinni pidasite? Aknakile, numbrimärk on aegunud. Hästi. Kas sul on registreerimistõend olemas, mees? Ma just sain teate, et mu numbrimärk on aegunud, nii et ma pean tagasi New Jersey'sse minema, et see korda ajada. Kui kauaks sa siia jääd? Kui kaua ma olen siin olnud? Nii, kui kauaks sa siia jääd? Kas sa elad siin? Kas sa elad New Jersey's? Noh, ma käin edasi-tagasi, ma olen siin 6 aega, siis olen jälle 6 aega Jersey's, ma töötan raviasutuses. Sain aru, registreering aegus, tundus, et detsembris. Jah, aga mind peatati alles juunis. Ja ta ütles mulle seda, siis me proovisime seda internetis registreerida. Ja nad ütlesid, et ma pean selleks tegelikult Jersey'le minema. Nii et ma lähen tegelikult varsti Jersey'le oma sünnipäevaks septembris. Okei. Kas sul on praegune registreerimistunnistus olemas, isegi kui see on aegunud? Ei, mul ei ole. Ma ei ole. Tegelikult... Ja, meil on kõik hästi, mees. Hästi, ma lihtsalt ütlen, ta seisab siin oma ette. Hästi, härra Granville, kas te oleksite nii lahke ja astuksite autost välja? Milleks? Astuge autost välja, mees. Te ei ole hädas. Astuge autost välja, eks. Räägime lihtsalt väljas, okei? Nüüd astu sina välja. Jah. Fan, okei. Sa ei ole arreteeritud, aga sa oled kinni peetud, okei. Ameerika Ühendriikide kohtupraktika järgi Pennsylvania versus Mims. Kui politseinik käsib sul autost väljuda, pead sa sellele alluma. Kui sa ei tee seda, võid sa arreteeritud saada. Ma tahan seda nii palju kui võimalik vältida. Palun astu lihtsalt autost välja. Jah, aga miks sa mind ikkagi autost välja võtad nagu? Lihtsalt tee seda minu pärast, eks. Veendu, et sul pole relvi minu peal, eks. Brandon astub välja. Ta on rahulik, isegi koostööaldis. Siis hakkab politseinik teda läbi katsuma. Just siis esitab Brandon küsimuse, mis hakkab kõike pea peale pöörama. Mul ei ole relvi kaasas, vend. Sa just ütlesid, et mind ei peeta kinni ja nüüd sa katsud mind läbi. Sa oled kinni peetud. Sind ei arreteerita. Lihtsalt allu. Olgu, sind peetakse kinni. Tundub, et sa tahad mind peatada numbrimärkide pärast ja nagu tahaksid mind arreteerida. Sind ei arreteerita. Ära osuta vastupanu. Peatu. Ma ei teinud isegi midagi, vend. Sa panid mulle lihtsalt jala ette ilma põhjuseta. Ma ei tea, mis see komistamine sinu jaoks on. Sa ei allu korraldustele. Politseinik üritab selgitada. Sa oled kinni peetud, mitte arreteeritud. Brandoni C.A. Vina. Tule mulle näkku. Sa ei tule mulle näkku. Lõpeta. Ma ei tulludki siia poole. Sa istud siin ja surud mind. Lõpeta. Kus see on? Vend, sa oma kehaga tuli peale. Mida ma teen? Olgu, ma salvestan su tegevused. Ma ei tee midagi muud peale selle, et esitan sulle küsimuse. Sa osutad arreteerimisele vastupanu. Kas ma olen arreteeritud? Kas ma osutan vastupanu kinnipidamisele? Kas see on kuritegu? Kas kinnipidamisele vastupanu osutamine on kuritegu? Kas see on kuritegu? Jah. Kinnipidamisele vastupanu osutamine? Jah. Seda nimetatakse kinnipidamisele vastupanu osutamiseks. Sa just ütlesid, et ma ei ole arreteeritud. Pole tähtis. Okei, aga mõtle selle peale. Ta just ütles, et ma ei ole arreteeritud, nii et ma ei hakka talle vastu, eks? Okei. Kui sa tahad mänge mängida, siis sa viid mind vangi vastu hakkamise eest. Sa saad kiiresti teada, kui ebaseaduslik see on. Vii mind vangi vastu hakkamise eest. Maksa kautsjon. Sa käitud nagu hirmutaksid kedagi. Ma ei ole midagi valesti teinud. Ma maksan kautsjoni ja magan kodus on. Seda ma räägingi. Siis ütleb politseinik põhjuse, miks kogu see olukord plahvatas. Ta ütleb, et tunneb lõhna, mis tema arvates on põlenud marihuana. Sellest piisab oleks alust autot läbi otsida. Ja just siis hakkavad asjad tõeliselt kuumenema. No. Kas seal autos on midagi? Ei, selles autos pole midagi. Sa ei saa minu autot läbi otsida. Ma ei saa, jah. Ma saan küll. Sa ei saa minu autot läbi otsida, sa ei saa minu autoregistrit läbi otsida, sa ei saa minu autot läbi otsida. Lõpeta talle näkku ronimine, vend. Sa ei saa minu autot läbi otsida. Tule siia. Istu maha, istu maha, istu maha, vend. Ma üritan istuda, kui sa istud. Ma lihtsalt proovisin istuda, vend, ja sa ei andnud mulle võimalust. Sa oled tõeline jobu, vend. Te kõik, vend. Mis? Tahad või? Lõpeta. Tahad mind lüüa? Löö mind, vend. Löö mind.
Röö mind, ma ei teinud midagi valesti. sa istud siin ja üritad mu autot ära võtta. Mille eest, vend? Kõik, mida ma teen, on siin istumine, töötamine. Teen kõik, mis vaja. Ma olen inimesi vabaks lasknud. Ma ei pannud seda tuba kinni. ma hakkan seda striimima. P2. Kas sa tahad, et ma seletaksin sulle, mida ma eile tegin? Sest see lõhnab nagu põlenud marihuana. Olgu, anna mulle põhjendatud alus auto läbiotsimiseks. Olgu, sa pead siin istuma. Sul on 2 probleemi, mees. Sa oled märgistatud ja auto lõhnab nii. Sellest ei piisa, et teha seda, mida kurat. Jah, piisab. Jah, piisab, minu autos pole midagi. Okay. Miks sa siis närvi lähed? Miks sa seda peale surud? Mees, vaata seda. See on hullumeelne vend. Sest sa ei järgi juhiseid. Sa ei järgi juhiseid. Lihtne. Ta läbib. Ainus, kes siin segas paneb, oled sina. Miis. Mida? Ma ei teinud isegi midagi, vend. Pane oma jalg siia. Ma olin kogu aeg sinu vastu rahulik, lahe ja tasakaalukas. Ma pole rahulik, vend. Vend, sa just surusid mu maha. Mas ilma põhjuseta. Ma ütlesin sulle, istu kõrvale ja sa oled vend. Sa surud enda vastu. Sul pole kaamerat. Millal ma sinu vastu surusin? Millal ma sinu vastu surusin? Aga ma ütlesin sulle jälle, et istu kõrvale. Mida sa kaitsed ja teenid? Kõik müüvad narkootikume. Jah, kõik müüvad tänaval narkootikume. Mida sa praegu kaitsed ja teenid? Sa oled praegu poe ees ja müüd narkootikume. Ja mida sa praegu kaitsed ja teenid? Sa oled mulle juba 10 minutit kallal. Ja aegunud registreering. Ja ma üritan. Okei, ja kui sind kutsuti? Selleks on lihtsalt trahv. See oligi kõik, vend. Ma ütlesin, vend. Mida sa mõtled? Kas ma olen rahulik? Sa tekitad minus muret. Muidugi olen. Jah, tema. Me kasvatame, vend. Sa just proovisid mind maha suruda. Sa ütlesid, ma ütlesin, anna mulle hetk. Ma istun maha. Ei. Sa ei tohiks seda öelda. Ma vannun Jumala nimel, ma tegin seda. Ma üritan. Olgu, vaata kohe üle. Ma ei saa. Olgu, seda ma räägingi, vend. Sa käitud naeruväärselt. Mina ei käitu, vend. Te lamate maas ilma põhjuseta, kui räägite temast. Te ei saa aru. Mina ei saanud aru. Ma ei läinud talle näkku, aga ma istusin just siin. Ma ütlesin sulle, et istu maha. Aga kui politseinikud üritavad kontrolli kehtestada, hakkab Brandon karjuma, ropendama ja keeldub juhiseid järgimast. Jah, ta hoidis mu jalga jalalukus. Keegi ei hoidnud su jalga jalalukus. Vend, ta ei hoidnud. Ma niitsin su jalad alt. Tal oli jalapühkimine. Okei, aga sa just ütlesid, et keegi ei hoidnud mu jalga. Nüüd sa just hoidsid oma jalga. Aga sa just niitsid mu jaladalt. Mina ei hoidnud oma jalga. Nii et sul oli minu jalg, kui sa tegid jalapühkimise, eks? Ei. Mina ei teinud. Sa just ütlesid, et sul oli minu jalg, eks? Okei, see tähendab, et sul oli mu jalg. See on jalapühkimine. Tule nüüd, vend. Sa oled teadmatud. Sa just rääkisid endale vastu. Nad saavad väga kiiresti teada, kui palju sa vastu paned. Jätka. Otse vangasse. Hästi. Keegi ei pane mulle vastu, vend. Jah, sul on õigus. See on kaamerasse salvestatud ja ma nägin seda. Sul pole mingit rumalat Floridat. Florida. Sul on nutikad advokaadid, kellel on raha. Miks sa ei lähe tagasi sinna, kus sa tulid, mees? Mine tagasi Rocki juurde. Mine tagasi sinna, kus sa tulid. Mina kasvasin siin üles. Sina pole siit pärit. Mina olen siit pärit. Ei, sa ei ole siit pärit. Sa ei tunne mind, vend. Jah, sul on õigus. Sa oled tarkpüks. Jah, sa panid segast. Sul on 100% õigus. Teil kõigil on minu peale panus pandud. Ei suuda seda teha. Kaugel. Tead, see on ilmselt see, mis täna juhtus, mees. Kui sa lihtsalt jääd rahulikuks. Ma olin rahulik, vend. Seda ma räägingi, vend. Ma ainult küsisin, miks ta niimoodi üle reageerib, vend. Ja mille pärast ta mind kinni pidas, sest ma ei rikkunud liikluseeskirju, vend. Vaata, asi on selles, mees. Politseinikuna pead sa mind ainult 1 korra paluma autost välja astuda. Okei, ma olin rahulik, aga vaata, mustanahalisena on hirmus, kui sa palud mul autost välja tulla. Tal on juba käsi relval, vend. Ma olin... nüüd on see, et mina olen see. See, kes sind kinni pidas, vend. Okei, ja sa olid normaalne. Ja ma küsisin sult, vend, ma olin nagu, mille pärast mind kinni peetakse, vend? Ja siis sa olid nagu, okei, ja ma hakkasin autost välja tulema. Ma avasin auto ukse, kas pole? Jaa, okei, ja ma hakkasin välja tulema, eks? Kuidas ma siis ei allunud korraldustele? Mul on lihtsalt probleem vennaga, kes tuleb mulle agressiivselt näkku ja ma olen kohe, sa ütlesid mulle, et mind ei arreteerita. Sa oleksid võinud lasta mul siin istuda. Sa oleksid võinud lasta mul teha mida iganes. Mind peetakse kinni, vend. Kui mind kinni peetakse, siis miks sa paned mulle kohe käerauad peale? Ma küsisin ainult, miks mulle pannakse käerauad peale, kui mind kinni peetakse, vend. Ma proovisin koostööd teha. Mis juttu te siis ajate? Brandon karjub, näitab näpuga ja vaidleb, istudes samal ajal auto kõrval, mis politsei sõnul on täis marihuaanat. Politseinikud ütlevad talle, et ta rahuneks ja alluks korraldustele. Ja selle probleemi lahendamiseks, Brandon, tuleb esitada küsimus. Lase mul rääkida vähemalt 2 sekundit. Vend, ma lihtsalt küsisin, vend. Lase mul rääkida. Te ei lasknud mul rääkida. Ära lase mul teha, vend. Sa ei lasknud mul teha seda, mida... Sa pead tegema on lihtsalt alluda. Aga sa panid käerauad. Me seletame sulle. See ei ole kokkulepe. Aga see tuleb minu juurde. Olgu aga hästi, aga kui ta oleks mulle seda öelnud,
kui ta oleks mulle seda öelnud, Brandon, ta ei öelnud mulle seda, vend, sa oled lihtsalt autost väljas, sind peetakse kinni, ta ütles, olgu. Brandon, ja siis ta paneb mulle käerauad peale. Ma ütlesin, kui mind ei arreteerita, miks sa paned käerauad peale? Sest käerauad saab sama lihtsalt ära võtta, kui need peale pannakse. Okei, aga kui sa oleksid lihtsalt 30 sekundit seal istunud, see, et käerauad pannakse, ei tähenda, et sind arreteeritakse. Kuule, kui sa oleksid lihtsalt 30 sekundit seal istunud ja mulle selgitanud, sest ma ainult küsisin ja siis oleksid sa pidanud seda selgitama. Kui mind ei arreteerita, siis miks mulle pannakse käerauad? Seda olekski pidanud ütlema. Me oleksime sulle seda selgitanud, kui oleksid pidanud. Okei, aga kas sa mõistad minu vaatenurka? Ei, Brandon. Ma ei mõista. Sest sa ei ole mustanahaline mees. Sellepärast, vend. See ei ole must. Vend, jah, see on nii. Ta tuli sisse ja hoidis oma relva käes. See tüüp seal tuli minu auto juurde, püss käes, käsi relval. Ma tegin koostööd, vend. Ma ütlesin, mis sul on. Ma lihtsalt istusin autos, mitte midagi ei toimunud. Ma ütlesin, et olen inimesi võõrutusravile saatnud. Ma tegelen sellega. Minu viga, mu auto pole registreeritud. See ongi kogu asi. Kui ta oleks lihtsalt öelnud, et kõik on korras, pole midagi autos, vend. Ma oleksin rahulik olnud. Otsi auto läbi. Aga kui te mängite mängu, mis on petlik... Ma mängin mängu, vend. Olgu, miks sa siis ei räägi mulle, mis toimub enne, kui sa mind raudu paned, vend? See on petlik. Kui sa ei lase mul rääkida, on see petlik. Kui sa lased mul rääkida, siis ma räägin sulle. See ei ole petlik. Tahad, et ma ütleksin sulle miks? Miks? Sest meie töös, ja ma olen seda tööd teinud 5 aastat, on mitu korda juhtunud, et asjad võivad 30 sekundiga halvaks minna. 30 sekundit ja asjad lähevad halvasti. Sa ütled, et sul on kogu see väljaõpe. Ma näen neid maidai kindaid, kogu see tunnustuse jama. Vend, lase mul lõpetada. Lase mul lõpetada. Vend, lase mul lõpetada. Ma näen kõiki neid kindaid, ma näen kõiki neid asju, eks. Ma ei tunne sind üldse, vend. Ma pole sind kunagi varem kohanud. See on hea asi, 100%. See on hea asi. Brandon kaotab endiselt enesevalitsust, karjub oma auto pärast, vaidleb käeraudade üle ja väidab, et kogu see asi on lihtsalt nii ebaõiglane. Ei, see pole sellepärast, et sa kohtud minuga uuesti, sest seda ei juhtu. Okei, te võtate. Need autod seisavad. Meie töös võivad asjad halvaks minna, 30 sekundi või vähemaga. Nii et me peame su kõigepealt kontrolli alla saama. Ja siis ma kaotan oma töö. Ja kuidas sa arvad, et ma saan raha, et uus auto osta, vend? Need on sinu enesekindluse tulemused. Mida sa mõtled? Vend, ma lihtsalt küsisin, mis toimub, vend. Okei. Lõpeta postitamine ja lihtsalt allu. Me selgitame seda hiljem. Miks sa ei saa mulle öelda, mis toimub, kui sa ei ürita mind petta? Nii. See ongi. Petetud olemise definitsioon. Ei, see ei ole nii. Okei, las ma meelitan ta autost välja tulema. Las ma panen ta käed selja taha ja ütlen talle, mis toimub. Jah, me teeme nii. Okei. Ta oleks pidanud mulle ütlema, et ma panen sulle käerauad, mitte lihtsalt, et sind peetakse korraks kinni. See on üks ja sama asi. Ei ole, vend. Sest sind võib kinni pidada ja sa võid lihtsalt äärekivil istuda. Vaata järgi. Sa võid lihtsalt seal äärekivil istuda kinnipeetuna ilma käeraudadeta. Sa oled kinni peetud sellest hetkest, kui me tuled sisse lülitame. Olgu, vend. See on hullumeelne, eks? Jah, aga ma ütlen, vend. Kinnipidamise tase ei muutu käeraudadega. Okei, vend. Aga mida ma ütlen on see, et kui ma olen lihtsalt kinni peetud, mitte arreteeritud ja ma istun seal rahulikult ning väljun autost, ma astusin välja. Jah, vend. Kui ma autost välja astusin, olin ma rahulik. Ma pöörasin ümber, lasin tal mind läbi katsuda, ta küsis, kas mul on midagi kaasas. Lasin tal mind läbi katsuda, ta hakkas käeraudu panema. Ma ütlesin, oota, vend, miks sa mulle käeraudu paned? Kas sa saad mulle selgitada, miks sa mulle käeraudu paned? Sest ma ei saa aru, miks sa mind arreteerid. Ma annan sulle teada. Aga kui see järgmine kord sinuga juhtub, vend, mis mõttes järgmine kord, vend? Sa ajasid kõik sassi. Okay. Kui see peaks veel kord juhtuma? Ma lihtsalt võtsin oma auto ilma põhjuseta, vend. Kas sa näed, kuidas see töötab? Te lähete närvi ja siis tahate. Ma ei ole üldse vihane. Okei, te olete praegu närvis. Sina oled ka vihane. Vend! Sa just proovisid mind maha suruda, aga ei suutnud. Nii et sa said vihaseks, vend. Ma ei taha isegi kuulda seda. Ma paiskasin su küll maha. Okei, see on aegunud. Okei, ma saan aru, aga ma ei teadnud seda ma ütlengi. Ma ütlesin talle, et ma ei teadnud seda kuni juunini. Ja ma proovisin selle registreerida. Okei, ma proovisin selle registreerida. Ma ütlesin, et pean minema Jersey'le. Ma ütlesin talle, et mu sünnipäev on septembris. Kui sa vaatad mu ID-d, siis see ongi nii. Ma sõitsin sinna, et oma asjad korda ajada, vend. Brian, sa pead lihtsalt püsti tõusma, sa lähed auto tagaosa juurde. Sa lähed auto tagaosa juurde. Ööge talle ise. Jah. Nii et kus? Ma ütlen sulle kohe. Ma ei saa seda ilma nõuta. Ma pean sulle topelt käerauad panema. Ooti pärast. Lihtsalt ava oma käed niimoodi, Brian. Jah, ava oma käed niimoodi. Nii, väga hea. Ma pean võtmeaugud sulle igale poole valmis panema. Ei, mu isa.
ei, muist. Oota ama see käsi. See on täiesti katki, sa pead seda tegema. Ta räägib juustest ja tööst. Ja millest ma üldse räägin? See ongi kõik. On või? Jad. Tead, see kõik on minu oma. Ma istu ka. Sellepärast ei kõik ajate nalja, see on päris. Ajamängud. Teie kõik olete tükid. Brandon Granville tehti trahv ebaseadusliku aknakile ja üle 6 kuu aegunud registreerimega sõiduki juhtimise eest. Kohtutoimikute järgi on tema juhtum menetluses. Šerifi büroo, jääge paigale. Näita mulle oma käsi. Fredi, jätka, sa lähened raudteerööbastele. Jää sinna, kus sa oled. Ma kasutan kohe elektrisokirelva. Ma tahan, et elektrisokirelv oleks suunatud. Kas meie viimane juhtum ei vii meid Thurstoni maakonda, Washingtoni osariiki? Gordon Heath Scott üritab väidetavalt muuta liikluspeatuse takistusrajaks. Pärast väidetavat avariid põgeneb ta rongirööbaste poole. Šerifi asetäitjad on täisvormis, karjuvad, vilkurid vilguvad, õhkkond on pingeline. Šerifi büroo, peatu. Näita mulle oma käsi. Fredi, jätka. Lähened raudteerööbastele. Jää sinna, kus oled. Ma kasutan kohe elektrisokirelva. 1 taser pointist. Kas sa hoiad teda korraks? Ma tulen sinu juurde. Vaatame seda. Ma arvan, et meie parim tegevusplaan oleks keerata ta kõhuli minust eemale. Pane talle käerauad ja siis vabastame tema jala. Olgu, kuidas me ta sellest üle saame? Proovime kõigepealt panna ta käed selja taha ja panna käerauad. Siis saame ta tagasi viia samasse kohta, kust me üle läksime. Ära tee enam midagi rumalat. Pane tema käsi oma selja taha. Raadio 1, David Verb 2, pole vaja, logi 1. Ära liiguta oma sõrmi. Olgu nii. Raadio 1 jõud siin, meil on ta vani all, me puhastasime ta ära. Hästi, keerame ta minu poole. Pane see jalg enda alla. Tõmba see oma tagumiku juurde. Too kant tagumiku juurde. Väga hea. Jätka. Pärast metsikut tagaajamist väidetavalt üle 120 miili tunnis on Gordon Heath Scott lõpuks vahi all ning politseinikud selgitavad täpselt, mida nad ütlevad, et ta valesti tegi. Sul on õigus rääkida advokaadiga ja tal võib olla sinu juuresolekul, kui sind üle kuulatakse. Kui sul ei ole võimalik advokaati palgata, määratakse sulle advokaat sind esindama, kui sa seda soovid. Ta võib igal ajal otsustada neid õigusi kasutada, mitte vastata küsimustele ega anda ütlusi. Kas sa mõistad kõiki neid õigusi? Mis toimub, mees? Miks me jooksu panime? See oli tõesti rumal mees. Mul on hea meel, et sinuga midagi ei juhtunud. Mike, sa ei surnud, mees. Inimesed surevad selliseid asju tees. Sa tead seda? Meil on siin samas maakonnas selline asi juhtunud. Inimesed surevad. Sa näed seda uudistest.
Hakka lihtsalt viimastele sündmustele tähelepanu pöörama, mees, sest see on tõsine asi. Oleks võinud kellegi ära tappa. Sealhulgas mind ennast. Tead või ükskõik millist teist inimest, kes siin teel on. See on lihtsalt äärmiselt hoolimatu mees. 124 miili tunnis udus. Kui keegi sureb sinu põgenemise ajal, on see mõrvajuhtum. Absoluutselt, see on lihtsalt tõesti rumal. Kui vana sa oled? 22. 22. 22-aastane, kes jooksis politsei eest? Ma mõtlen, olgem ausad, mees. Siin peab midagi muud lahti olema. No, mis see siis on? Me saan ka seda teada, mees. See on süsiniku tehing. Midagi sellist teha? Kas ta oli see, kes ta lasi sul sellega sõita? Jaa. Nii et mis sul autos on, mida sa ei taha, et me rääksime? Sa lihtsalt rammid ilma igasuguse põhjuseta. Sa oled lihtsalt ülimalt rumal. Ei joonud isegi natukene. Okei, see on loogiline, sa ei tahtnud saada DUI-d. Okei, see on täiesti õigune. Mida sa täna õhtul jäid? Mingid joogid, mis sa said bensiinijaamast? Mis bensiinijaamast? Siia Leissi rinnas. Siis sa tulid siia. Kus sa olid? Mis kell sa õlle ostsid? Kell 11.30. Kell 1.30. Ja mitu neist sa jäid? 2,5. Kaste või õllesid? 2,5 õlut. Õllesid. Kas sa tavaliselt räägid pudistades, kui oled ainult 2 õlut joonud? Aga Gordon ei osuta väidetavalt lihtsalt vastupanu. Ta on segaduses, paanikas ja asi läheb hullemaks, kuni see sõna otseses mõttes üle ajab. Ta oksendab otse sündmuskohal. Täbi, kas saame palun kinnitamisega tegeleda? Meil on ka rüüstamise osas põhjendatud alus olemas. Lihtsalt pidi sinust välja saama. Mis õhtusöögiks oli täna? See. Noh, kui see oligi kogu see õhtusöök, siis ma ei imesta. Mill Gatorade, vend. Parm kui oksa flavor. Olgu, Gordon, sinu põhiseaduslikud õigused. Sul on õigus vaikida. Kõik, mida ütled, kämmi kasutatakse sinu vastu kohtus. Sul on seekord õigus rääkida advokaadiga ja et ta oleks sinu juures, kui sind üle kuulatakse. Kui sul ei ole võimalik advokaati palgata, määratakse sulle advokaat, kes esindab sind enne ülekuulamist, kui sa seda soovid. Sa võid igal ajal otsustada neid õigusi kasutada ning mitte vastata ühelegi küsimusele ega anda ühtegi ütlust. Kas sa saad igast neist õigustest aru, nii nagu ma neid selgitasin? Jaa. Kas sa soovid ikkagi meiega rääkida? Ei, olgu. Raadio on Adam 42. Kasutati Miranda õigusi. Pärast seda segadust ei suuda politseinik oma vastikust varjata ja ta ei häbene seda meile välja öelda. Ma lähen vaata riided ära. Olgu, teeme nii. Ma tean sinust. Mine. Issand. Ei, Karmi, ja härra.
mitu sõidukit ta möödus, kui tal tuled kustus olid? Mis on sinu parim hinnang? 2 või 3. Esita süüdistus hoolimatus ohtu seadmises iga ühe puhul. See on kõige jäledam asi kõigi jaoks. Ma tean. Otse mu jalale, mees. Ei. See on mu saamaste peal. Rõve. Kas saaksid viimaseks pausi teha, palun? Jaa. Kas on olemas kuritegu, mille eest ma saaksin talle süüdistuse esitada, kui ta mu peale oksendas? Kas see on kallaletung? Ta ei teinud seda tahtlikult. Muidugi oli. Ta oleks võinud mulle öelda, et tal hakkab paha. Noh, me võiksime küll. Ta pöördus minu poole ja oksendas mulle peale. Ütleme nii, et oleme sina ja mina ning kuradi inimesed oksendavad. Või on mu auto tagaosas mees? See ei ole esimene kord minu ja Carney jaoks. Gordon Heath Scottial esitati süüdistus politsei eest põgenemise katses, hoolimatus ohtu seadmises, joobes juhtimises, peatatud juhiloaga sõitmises ja korrakaitsetöötaja takistamises. See juhtum on endiselt menetluses. Aitäh vaatamast kõik! Selle Lawn Crime After Hours episoodi uuris, kirjutas ja tootis Juliana Battaglia. Video monteeris Daniel Camacho. Mina olen Jesse Weber. Näeme järgmisel nädalal.